nii, et meil oli siis ka see protsess, mis Astrid rääkis, et tegime meeskonna vallas, siis meil äkki mingi 27 ideed oli seal ideepangast, siis me ise valisime, selekteerisime oma meeskonnaga välja sealt 11 ideed ja need läksid valideerimisse 53 inimese poolt, siis saime tulemused ja esikoha projekt on meil esitatud juba siis Tartu 2024 regionaalsesse sinna projektitaotlusvooru Alatskivil lossi valgusfestival, loss kui lõuend, ma praegu rohkem ei tea sellest. Ja siis teise koha idee siis tuleb kohe varsti siin seletamisele ja viimase, kuna ka Ragnar ütles, et ei pea järjekorras neid tegema, siis me võtsime viimase koha projekti, mis oli siis Peipsiääre ja Sibulade suveniiride konkurss, et siin keegi tegi veel konkurssi, et me siis peale valimisi hakkame sellega tegelema, meil oleks ka vaja väga uusi meeneid. Aga siin kana on selle, te saate aru pärast, miks see kana siin on. Ja eks me kõik siin kaagutame, et kas siis kellel veel tuleb projekt või kellel juba käib. Et kaagutamine ei ole paha, selles mõttes kanal on ta loomulik tegevus, et me peame endast rääkima, nagu Astrid ka ütleb. Nii, ja meie siis arengu idee, mis sai siis nagu selle teise koha, oli tegelikult Peipsiääre valla raadio, mille esitas valla kultuurimaja juhataja, tema eluunistus, et vallas võiks olla raadio. Aga me siis otsustasime ka kohe, et seda võiksid teha noored. Ja valideerimise üks põhimõte oli see, et kui sa valideerid, siis ole valmis, et kui see projekt sulle meeldib, ole valmis kaasa lööma. Ja siis ma võtsin kohe ühendust nende noortega, kes panid see vallaraadio projekti nagu esimeseks, võtsin telefoni kõne, nii sulle meeldis, kas oled nõus kaasa lööma. Ja siis need noored muidugi said leitud. 22. augustil said nad kokku kutsutud, 3 noort, Ingrid Neeme ja Karl Fredi. Pidasime plaani, esimest plaani, et mis ja kuidas me võiksime seda hakata tegema. Me istume oma stuudioruumis, nii-öelda tühi stuudio, et ruumid said küsitud vallavalitsuse käest ja nende esimene tingimus või küsimus oli, et ega see ei ole mingi poliitiline kanal. Me ütlesime, et ei, me välistame täiesti, me ei taha üldse poliitikast ja me ei taha selliseid kaadrist, kus vallavanem on stuudios või teeres, ütleb, et mul tegin selle tee valmis ja nüüd on siin maja valmis, et absoluutselt. Seda me ei puuduta mitte mingil juhul. Ja kuna need ruumid ei ole stuudioks üldse kõlbulikud, seal on tohutu kaja, siis me läksime nagu sellist vana rada pidi, mis tundus selline äge retrovärk ja taaskasutus, et meil on tohutult neid munaareste veetud, sest inimesed kohe reageerisid ja eilegi mulle näidati ukse vahelt, et kas sa seda tahtsid? Ja, seda jah. Et me ise siis katame ära, vaatame, kuidas siis see välja tuleb. Olemasolevad siin sina tead väga hästi olid need noorte koostöögrupid, eks ju, mida raha külvati seal aastaid tagasi lennukit, et tehke, ostke. Siis me saame erinevaid, näiteks need toolid, 3 tooli, mis on sealt ostetud, igasuguseid valgustusvärke, et me saame kasutada seda, mis meil on juba varasemalt olemas. Nii, no siin see kana, eks see sobitub hästi ja muna teema ja üldse, et mis oli enne muna või kana või, et sellepärast on meil siin on. Nii. 5. septembril olid meil suured mõttetalgud, kas me hakkasime otsima nime ja meil tuli stuudio nimeks Suuvulu stuudio. No algul, et põlveotsa stuudio, et meil ei ole nagu midagi, hakkame lihtsalt nokitsema ja siis kuidagi jõudsime ka, et mis meil nagu kulub, et ega me ei lähe ka kohe raha küsima, et ega see suu ongi see, mis on kulub. Aga no meil ei ole kahju. Me võime kulutada suud, et andke ideid, et me oleme nõus rääkima. Et see ei ole selles halvas mõttes, et mis sa kulutad suud, vaid just kulutangi suud ja kuulutan sinust. Et see oli nagu noorte ideed, noh. Et ma olen ka selles meeskonnas nii-öelda nagu tagalas, et ma ei sekku selles mõttes, et mis suu kulu, et nad ütlesid peaaegu nagu puuluup, noh. Tundus see nagu äge lõpust. Ja siis tehti kohe nagu logo ja selline, erinevad jõulisemad variandid. Nii. Ja siis 5. panime ka paika esimese saate kontseptsiooni ja 19. septembril oli esimene võttepäev. Noh, eks meil oli see viga, et me tegime hommiku 8-st õhtu 8, mis kõik on hõivatud, kõik töötavad, õpivad, et meil oli nagu üks päev. Ja meil oli idee selline, et me teeme esimese saate nagu üldse, et mida üldse vallas on. Et me tegelikult sõitsime vallabussiga kõik terve valla läbi ja erinevates kohtades nagu tegime neid klippe. See oli nagu päris väsitav. Siis ma jäin pärast seda haigeks, sest ilm oli tohutu külm. Ja nagu vana inimene ei tea, et võiks olla nagu jope seljas juba. Et siin me siis noh, et nagu meie põhimõte on selline, et nagu iga
video ja või klipp, mis me teeme, oleks nagu lugu, nagu oleks väike film. Et meil oli ka seal oma story, et miks me just oleme seal Peipsiääre valla nagu Tartu maakond ka veel. Et noh, seal oligi üks situatsioon, kus üks saatejuht ütleb teisele, et mine põrgu. No olukord läks nii hulluks ja siis teine ongi kohe Põrgus. Meil on Põrgu küla ja pärast seda video vaatamist paljud ütlesid, kas meil on vallas Põrgu küla, et me ei teadnudki nagu. Et me üritame ka leida selliseid asju, mida noored ise ei tea ka pooli asju, mis vallas on, et nad ise ka avastavad. Et oli siuke tore situatsioon. Või siis näiteks Peipsimaa külastuskeskuses läksid sisse triiphoone. Kui lahe, see on nagu stuudio. Ja siis istuid sinna, siis võtad tomatit ja et noh, kutsume siis saatekülalised, üks intervjuu tehtigi siin. Et noh, ka leida selliseid nagu õuestuudiod või lahedaid kohti, kus siis üldse ka taskuhäälingu asju teha pärast. Nii, siis leidsime ka esimesel võttepäeval oma järgmise oktoobri saate persooni ehk külalise, istub seal Juhan Liivi Luule auhinna laureaat, tänavune Berit Petolai ja meie üks põhimõte on see, et nagu läbi ühe inimese tegelikult küla tutvustada, et see saade ei tuleks nagu Beritist, vaid see saade tuleks nagu Meomaa külast. Juba ta otsis, et keegi on seal televiisori ise ehitanud mingil ajal ja väga lahedate nimedega mehed ja seal ehitati naiste poolt Kiihkmäele. Et me otsime sellest külast nagu lahedad asjad üles ja siis teeme sellest saate. No Berit sinna istub oma, ta on väga suke vahva. Ja siis tulekski selline nagu Suugulu stuudio külalood Meomaa, et see on nagu üks formaat, et sealt tuleb palju erinevaid formaate, tuleb võib-olla lihtsalt teemasaade, näiteks mingi spordisaade, kus meil on spordiinimesed näiteks. Ja nüüd siis meie slogan või nagu see ega suu kulu, ei kulu jah, räägime. Et selle me siis panime omale Facebooki lehe tegime 29. septembril. See on see päis. Ja siis on siin see kana. See kana, see oligi meie esimene pöördumine üldse inimeste poole, et me tegime avaliku postituse. Et ma selle tahaks ette lugu, see ongi nagu meie selline nagu mõte. Kas kana enne kaagutab ja siis muneb või enne muneb ja siis kaagutab? Igatahes on munemine kana jaoks väga tähtis toiming ja sellest peab kuulutama kogu maailmale. Nii arvab kana. Inimene on tihti märksa tagasihoidlikum, teeb suuri tegusid, aga jääb vaoshoituks, et mis see ikka ära ei ole, aga on ikka küll. Suugulu stuudio ongi võtnud nõuks, mitte küll kaagutada, aga suud kulutada selle kõige paremas tähenduses, et Peipsiääre piirkonna huvitavad paigad ning toredad inimesed ja nende lood saaksid räägitud ja pildile püütud. Pange silmad ja kõrvad valmis, Suugulu stuudio on tulekul. See oli siis 29 ja 30. siis tuli nagu oli loodud YouTube'i kanal ja 30. siis tuli esimene saade. Lihtsalt võtsin mõned ekraanitõmmised, kus me siis, siuke kontseptsioon oli, et algul oli mingi story ja siis tuli kell nurka ja et aeg läheb käima nüüd, et 2,5 minuti jooksul, et räägime kõigest sellest, mis meie vallas on ja siis kell kogu aeg seal tiksus ja noored luges, meil on see ja meil on see ja meil on siin spordihooned ja seal on need. Ja see nagu pinge oli nagu, no siin tutvustavad meie 3 kultuuri. Palju vaatamisi on siis? Ma isegi äkki 480 või oli natuke vähe. Et hästi palju oli kokkuleppeid selle esimese võttepäevaga inimestega, kellega kõigega me tahtsime nagu sekundilisi võtteid teha. No vana usuliste kultuur. Sibula tee kell järjest vähele. Kõik raamatukogud siis loeti seal ühe raamatukogu juures ülesse. Kõik terviserajad. No kuni lõpuks siis see tuli 0 ja siis jäi, meil on, ja siis kõik aeg sai lihtsalt otsas, tegelikult jäid ju kõik kirikud ja mida veel kõik on, jäid nimetamata. Ja siis on meil aadress, kuhu siis inimesed võivad oma ideid juba tulid samal õhtul juba meie need suured rallisõitjad, et meil on kahes külas on nagu ralli, et räägiks rallist, et siis me ise olime ka seda mõelnud. Nii, siis muusika, mis seal sai kasutatud, oli X-Panda, selline ansambel on, aga ka mitte suvaline, sellepärast X-Panda kitarrist Risto Virkhausen oli palju aastaid Alatskivi kunstitekooli kitarriõpetaja ja bändijuhendaja ja siis nagu sai küsitud ja ta lahkesti lubas, et siis on nagu see lubatud muusika ka seal taga, et ei ole lihtsalt suvaline. Nii, ja siit siis korraks veel
novembri saate idee on meil juba olemas, selline väike bussijaam Metsanurga külas Pala kandis, mis on ehitatud aastal 1969. Ühe mehe poolt, kes külmetas, kui ta ootas bussi ja ta mõtles, et aga teised inimesed ka külmetavad. Sai kopsupõletiga, siis ta ehitas ise selle. Seal olid lillepeenrad ümber, tualett oli seal taga, külje peal on näha seal õunapuu istutatud, sealt saab õunu noppida. Ja see oli vahepeal väga kehvas seisus ja nüüd, kuna see mees 120 aastat tema sünnist möödus, siis see tehti uuesti korda Metsanurga inimeste poolt. Ja seal on sees olid ka laud ja toolid ja jõuluajal oli seal väike kuusk ja piparvoogid olid laua peal ja see lugu tundus, kui mulle see pilt saadeti, ma mõtlesin, et issand kui nunnu, et keegi kolib kindlasti sinna sisse. Ja siis me mõtlesime, et novembri saate me teemegi nagu Metsanurga külast ja siis me lähemegi sinna sisse, seal on advendi aeg, kuna meil saade tuleb kuu lõpus, et siis on ka seal kindlasti kuusk ja piparvoogid, et me üritame leida selliseid lugusid, mis nagu ennast hästi puudutavad ja mis ka inimestele siis korda lähevad. Ja no ma tean, et Metsanurga külas on meil vabatahtlikud päästjad, Pala omad on väga nagu tegusad, et me saame nendest rääkida. Ja nagu keskenduks nagu küladele, et meil on siin 84 küla, et me jõuame siis nii palju teha. Et üks oli lahe küla, on mõni lahedam koht veel. Et siin on niigi lahe. Et meil on Lahepera järg, kus on enne talve, siis on seal 100 luiged. Me tahame seda hetke tabada. Või üks mõte, et me hakkame näiteks puuslet tegema külades. Põrgu külal on selline imelik kuju, nii kandiline ja nagu mingi nokk või et saaks nagu, et oleks hästi mänguline. Ja siis saated jõuab, me oleme nagu piloodis tegelikult ikkagi praegu, me vaatame, kuidas üldse me hakkama saame ja kuidas inimestele meeldib. Iga kuu lõpus siis 4 saadet aasta lõpuni ja siis vaatame edasi, kas me siis jaksame, siis tegelikult just on see, et kas jõuab teha, et rohkem ei jõua ka ühe saate. No siin on see jutt, et miks me seda teeme ja see on niigi selge, miks me seda teeme. Ja rahalisest poolest ma siia ei kirjutanud, aga Astridile saatsin pika nimekirja, et kui me nüüd tagasihoidlikult tahame korralikumat tehnikat, kui meil on, siis on meil 10 000 läheks see. Ikka küsid alati, nii kallis, et vaatame, et vast. Vot. Ja siis, kui nüüd ringiga tagasi tulla, siis on ikkagi, et kui sa muned, siis hakka kaagutama ja kui sa kaagutad, siis ikka mune ka pärast, et kõik need on omavahel seoses.